Tere tulemast tagasi vaatama Eesti talviseid meistrivõistluseid discgolfis 2021. Mängiti siis 3 päeva, esimene ja 3. Männiku discgolfi rajal ja teine päev Järve Kuulbett discgolfi rajal. Vaatame siis koos MPO liitkaardi. Mina olen Silver Lätt ja minuga on Kristin Tatar. Tere ka minu poolt. Siin vaatame üle kähku, kes meil mängivad. Silver Lätt on meil siis hetkel liider. Teda ajab taga Henar Ruudna. Natukene on vist need seisud muutunud. Samuti tagaajaja rollis on siis Mats-Erik Tõhk, kellel oli siis natukene oli putiga probleeme siin front nine'il, aga äkki saab hakkama. Ja viimasena Ralf Roogov, kes on ütlesi ka siis selle võistluse korraldaja, samuti soovib endale ühte medalit kaela. Ja vaatame, kuidas see siin lahti rullub. Meil on siis siin korv 10. Tegemist on sellise väga huvitava rajaga, kus siis Mondo puu on kohe seal tiiala juures. Sellest peab mängima siis paremalt poolt mööda, ehk siis sa viskad kohe üle OB ja pead lootma, et ta siis tuleb siia täpselt siia korvi juurde, et väga tihe puine selline rada. Ja ütleme nii, et päris raske oli seal ennustada, et kuhu see ketas nüüd maandub või nii-öelda ette näha, et kas ma nüüd nendest puudest sealt mööda saan, et nagu siin Silver näitab, siis tähtis on see ketas sinna kõrgele üles visata ja siis sa ilmselt saad ka neid puid paremini vältida. Ja ütleme, et minu mänguplaan selle rajal oligi mängida nii-öelda 3, kui ma ei saa mingit õnnelikku põrget, et ma pigem ei riskinud sellega, et ma nüüd maanduksin napilt täpselt sealt üle selle kallaku korvi alla. Ja nagu siin Ralfi viskest oli näha tõesti napilt see OB-s olevat puud siis nagu vältis, et praktiliselt läbi selle puu ja siin korvi juures need puud ka, et tuli nendest kenasti nagu mööda ja on täitsa pöördiputil, et see on väga hea siin rajal. Ja see on hästi siuke närvesööv rada, et kui pead kohe otsa OB-sse viskama ja usaldama oma seda ketast, et ta kenasti tuleb mängualasse tagasi. Jah, Matsilt nüüd midagi sarnast nagu minulgi, et pikkuse nii-öelda tunnetus on meil paigas, et mõlemad oleme korviga kohakuid ja ka seal 15-20 meetrit vasakule. Ja Henar nüüd näitab võimu, et paneb siin julgelt pikaks oma tagaga drive'i. Mulle meeldis, et ta viskaski kohe selle kette sinna kõrgele, et väga ei jäänud mingit lotot ootama, vaid tegelikult see ongi see õige joon ja kui sul on seda jõudu, siis miks mitte. Aga jah, natukene võib-olla pikk putt jäi. Ja kuidas see reegel siin oli, et kui see nüüd putid OBS, et kas see siis pidid ka drop-zone'i minema või? Ei, drop-zone oli ainult tavaviske puhul, et edasi oli tavaline OB reegel. Henarilt nüüd selline kummaline pool run, pool mitte, et korvi taga 2 meetrit on kohe OB, et tundus, et tal jäi mängu alasse, aga väga napilt. Nii, ja Matsilt vähe agressiivsem katse, et tundus, et läks kindlasti pöördit mängima, et kui enesetunne lubab, miks mitte, ilmselt ta selliseid paneb hommikusöögiks sisse ka, aga arvestades, mis meil siin mängu algus on näidanud, siis Matsil natuke selle putiga on olnud raskusi. Ja kahjuks nüüd Ralf ka tegelikult eksib selle pöördiputi, et väga kurb. Ja ütleme, see on see olukord, et kui sulle rada annab võimaluse hea nii-öelda breigi või midagi sellist, et siis tuleb ennast positiivselt meelestada ja see kingitus vastu võtta, et natuke oli sellest Ralfi pöördiputist nüüd kahju. Ja nüüd teil on siin hästi kõva arutelu millegile. Aga me Enariga rääkisime eelmalt, mis järgmine nädalavahetus teeme. Nii, 11. rada, par 3, 91 meetrit, selline sirge siht, korv jääb natukene lõpus paremale. Ütleme nii, et isiklikult mina suvel mängiksin siin tagakäega kas putterit või keskmaad, aga jällegi nende tunnelite enam-vähem tabamiseks ma pigem valisin seekord ESK mängu, et
muidugi korv pöörab veidi paremale ka, et miks mitte, et seal allkraavis oled juba tegelikult üsna lähedal. jah, siin metsa vahel on hästi tähtis valida just need visked, millega sa ennast kõige mugavamalt tunned, et ei saa hakata midagi võõrast proovima. Ja natukene vara tuli, aga vist on ilmselt ikkagi mingisugune putt on sealt. Mingisugune layup kaugus tundus minu jaoks. Ja. Nii, Ralf läheb tagant käega. See tundub ilus. No, samuti natuke vara ikkagi, et... Vaata, aga õige hetke peal täpselt maandus, arvestades kettakiirust seal enne ringi tuli maha, ilmselt oleks lohisenud korvi alla ja veidi pikaks ka, aga õnnetult siis see puu jäi ette, et... Ja, siin maas on, nagu sa ka enne mainisid, neid kände ja igasugu muid takistusi, et nii ja väga, väga ilus vise siis Henari poolt. Või... Oli Henar, jah? Henar, jah. Nii, Mats sellise üsna touchy foreflexiga ja seal ei ole palju ruumi fleksimiseks, et viskevalik, ütleks, oli õige, aga tegelikult on see hästi keeruline sooritus, et tunnelis, nii kitsas tunnelis ei ole ruumi kettal fleksida, et seal on juba selline sentimeetrite mäng, kas sa suudad ta täpselt enne vasakpoolset, nii-öelda vasakul olevaid puid sisse keerata. Nii, ja mis mõtted olid enne putti? No ikka otsida sinna ühe peale mingi koht ja panna sinna korvi alla. Ja, et ei hakanud riske võtma. Ma mingi hetk vaatasin skoore ka seal poole ringi peal ja nägin, et tegelikult siin hingatakse päris tuliselt kuklasse, et ei näinud põhjust neid pikki putte üldse rannima minna, et tunned, et jalgadesse tõuge ei tule ja sellist lühikest comebackerit isegi sealt 6-7 ei tahtnud jätta omale. Tundub, et siin sinu puulis nagu vaadatakse vähe lõdvemalt seda asja, et tempo on päris maha võetud ja et kuidas on, et kas pigem tahaks, et oleksid need mängijad sinu puulis või oli sul hea tunne, et natuke tuli hingamisruumi? Tead, kui ring algas, siis ma vaatasingi, et minu puulis kohe hakati seal tegema natuke pahandust, et mina sain sellega hingamisruumi, võib-olla natuke enesekindlust ja sellist lõdvemat mänguruumi, aga siis, kui ma nägin neid skoore, mida teine puul teeb ja tegelikult oli mul mingi aimdus ka, et nad võivad seda teha, siis... Tõmbas väikse värina sisse ikka. Absoluutselt. Nii, oleme jõudnud siis par 4-le, 12. rada, 166 meetrit, ütleme, et väga selline, võiks olla lihtne pöördi tegelikult kõigile teile, aga jällegi, kui selle avadrive'iga natukene siin eksida kuskile, eriti veel paremale poole, siis sealt võib minna see natuke keeruliseks ja nüüd Henar kohe üritab seda vist näidata mulle. Aga tuli vist nagu... Üsna õnnelikult tuli läbi ikka, et selle minu meelest tii pealt on niimoodi, et kui sa saad esimestest puudest mööda, mis on seal kuskil 50 meetri peal paremat kätt, kui sa nendest saad mööda, siis on kõik hästi. Et seal isegi mingisugune põrge või kui midagi juhtub, siis see ei riku väga palju viset ära, et sul jääb mingisugune võimalus alati lähenemiseks. Ja sul tuligi nüüd super drive, et võib-olla isegi mingi pikem siuke iigli putt, kui ma nüüd õigesti nägin, aga... Jah, tundus siuke 20 peale äkki. Ralfilt ka natuke jääb sinna paremale sisse, aga kindlasti mingi liin mängimiseks on, et ei tohiks probleeme olla. Jah, et siin korv tegelikult siin samas, et nüüd on vaja lihtsalt kokku võtta ennast ja visata korvi alla. Matsilt nüüd täiesti ideaalne sooritus, et terve tee ketas oli fairway keskel, et ei olnud seal mingit puudega flirtimist. Ja siin vasakul pool, minule meeldib isiklikult siin vasakul pool olla, et siin on rohkem ikkagi mänguruumi, et nagu näha siin Ralfi vise on ikkagi, peab olema tunduvalt tehnilisem, et natuke tabama mingisugust käppi ja seal ütleme, et on rohkem puid seal paremal pool. Aga kindlasti võimalusi on, et kuna korv ei ole kaugel. Ja Henar saab päris kenasti hakkama. Et need skipid on küll ikkagi sellised meeletud, et ütleme, et suvel ilmselt oleks ühe peale jäänud. Jah. Aga jäi piisavalt lähedale, et ilmselt saab hakkama. Ja Matsilt väga elus nüüd eeskab ise otsa sellele ilusale tagaga drive'ile, et väike flex
taktikuga. Jah, pidi olema, seal ei olnud muud varianti. Nii, ja nüüd läheb üks Marshall lendu, ma eeldan. Jah, vaatame, kas saab korvi alla. Sai lähedale, yes. Ütleme nii, et sellel rajal 3-ga oled rahul, et ei ole vaja midagi punnitama minna, isegi kui see variant on, et... Jah, tundub, et sa midagi väga pöörast ei pea ette võtma, et võib-olla kui ise oleks seal tagaaja rollis, aga nüüd Ralfilt väga kaunis putt. Jah, tundub, et Ralfil on pigem need ringijoonelt ja ringist väljast putid tunduvad nagu mugavamad, et need ta paneb ära, et tal on ka tegelikult mõned eksimused üsna lähedalt see ring, et võib-olla tõesti siis ei pane endale nii palju pingeid peale kui selle lühikese putiga, et ega mänge sisse ei näe, aga võib eeldada. Kuulasin nüüd oma live-kommentaari Enarile, et ühe ta pani läbi alaraua ja nüüd pani ülaraua põrkega, et ta testib neid korve ikka, et kuhu tohib ja kuhu mitte. No, ütleme, et sa pead teadma. Ja, 13. korv Männikul nüüd pandud originaalis esimene teine kokku. Ütleks, et väga palju elevust tekitanud rada meistrikatel. A-viskega peab siis jõudma sinna üle selle korvi, millest droon just lendas ja ideaalis siis võimalikult palju paremale. Sealt läheb see nii-öelda lähenemine natukene avaramaks, aga midagi lihtsalt siit sellegi poolest ei ole, kui ka drive tuleb ideaalne. Et väga paljud mängisid teise viske nüüd sellise putteri või jump putti lay-upi sinna originaal teise tiiala peale ja siis nüüd on vaja sealt üle selle kanjoni visata siia saarele. Et esimesel päeval olid meil hommikul väga tuulised olud ja see teine vise isegi ideaalsest positsioonist oli väga keeruline, et täna oli meil natukene ilusam ilm ja mõnusam mängida. Ja ütleme, et see on see rada, et kuhu astusid tii peale ja ei osanud oodata, et mis sealt tulla võib, et tegelikult kui siin see drooni lennust oli näha, et ega siin nagu niisugust kindlat auku ei olnud, kuhu visata, et pigem oli niisugune, et viska ja looda, et sa jääd kuskile positsioonile, et siin neid puid on tõesti meeletult palju ja ootab ees ka veel üks väga tehniline vise samuti kuskile niisuguse puude sekka, et see võib olla tõesti selline oluline rada nüüd näiteks sinu jaoks, et kas sa suudad oma siis edu hoida, et siin rajal võeti vist päris suuri numbreid ka, kui ma scrollisin läbi nende skooride, et ikka tuli väga huvitavaid numbreid. Saadakse Marion Kullile terviseid, et just. Oma avapäeva alustas fantastilise mänguga ja siis tema turniir lõppes sellel rajal, et tuli lausa 2-kohaline number siit vastu võtta. Ralfilt nüüd ideaalne lähenemine praktiliselt selle tiiala peale, kust on siis mõnus edasi minna. Jah, et nüüd näeme Enarit ka viskamas, et tegelikult ta justkui oleks fairwayl, aga justkui ei oleks fairwayl. Et siin läks oksa hunnikusse, et see on küll natuke kurb, aga võib-olla ta saab isegi visata sealt. Sealt on pigem mängitav, jah. Nii, ja kas sa lähed nüüd üle viskama siit? Jaa, et tundsin, et need aknad seal ees on minu jaoks piisavalt laiad, et võib selle väikse riski võtta. Et ma ütleks, et väga palju paremasse kohta avaviskega tegelikult ma ei oota ka, et saaksin, et seal paar puupõrget, aga ilusti ringis, et ma olen selle raja nii-öelda läbimisega väga rahul. Et siin on ka päris puine olukord tõesti. Nii, Mats nüüd, kui laivis mängisime, siis me otsisime Matsi ketast sealt paremalt poolt, tema tagakäe selline üleminev vise tundus ideaalne ja meile kellelegi või kõigile jäi märkamatuks see puupõrge, mis ta tagasi vasakule lõi. See oli nüüd päris hull vise, mida Mats tegema läks, et kahjuks ei tulnud vist sisse, Ja et see tagantkäe üle minev või selline Anheuser vise sealt on tegelikult väga okei, aga seal on 2 suurt puud selle kraavi keskel, mis võivad selle viske maha võtta, et Mats siis tabas kahjuks ühte neist ja nüüd teeb tegelikult ka väga kehva positsiooni pealt juba 4. viset. See tuli ilusti peale, et vältis siin sellist suuremat numbrit, et siit oleks võinud viskama jäädagi sama koha pealt. Jah, ega tegelikult selle positsiooni pealt ei olnud ka väga kuhugi visata, et
ta pidi vist minema seda proovima, et see tundus selline natuke keeruline koht, et seda layup'i ka ei olnud võimalik nagu teha. Ja Ralfilt nüüd charge'iga väga ilus lähenemine, et põhimõtteliselt ütleks perfektselt mängitud rada, et avadrive sai seal mingisuguse puu lähenemine teise tee peale ja sealt putteriga alla, et 4-ga peaks siin olema igaüks kindlasti rahul. Väga kaunis. Ütleme nii, et see pigem tundub nagu iigel, kui ma vaatan, kuidas see korv mängis, et see 3 on ikka väga magus. Ja Matsilt nüüd ilus paugi pääste. Et on selle puti saanud ikkagi vist nagu käima jälle, et võib öelda nii. Ja kohe oli näha, et Enaril kuidagi käsi jäi nii madalale, et see putt ei lendanud sinna korvini välja. Ja. Kuna Enarile seal ringi jooksul vahepeal ei plaksutatud, vähemalt mitte siis, kui ta mööda putis, siis ta otsustas ise omale plaksutada, et ikkagi hoida sellist head motivatsiooni üleval. Jah, tuju peab olema ülev. Just. Nii, ja nüüd oleme jõudnud par 3-le, 14. korv, 80 meetrit. Ütleme nii, et sarnasid korve on siin veelgi olnud, et võib-olla on käsi peaks juba soe olema. Et tunnel, mis keerab lõpus pisut vasakule ja siin ainuke asi, mis tegema pead, olema täpne lihtsalt. Et kui sa tunnelit tabad, siis ta igal juhul peaks lendama sinna korvi alla, et lihtsalt õige ketas valida ja olla täpne. Ja tegelikult, mida siin ka tähele panna, siis minu meelest siin korvi taga oli ka hästi lähedal oli OB. Et pikaks nagu ei tasu visata. Siis on pahandus. Aga Ralf nüüd läheb läbi metsa. Ja see on väga keeruline koht minu arvates, et siin, kui sa emmale kummale poole nüüd selle drive'iga eksid ja jääd nagu võrdlemisi lühikeseks, et siis lähenemine on ülikeeruline. Enarilt väga kaunis vise, aga sai natukene kehva põrke, ütleme sealt valli pealt. Aga siiski ringi sees ja putil. Ja Matsilt tundub nüüd väga ilus liin olevat. Ja ka sama, kõik kolmekesi jäime sinna ikkagi teist poole valli, et Ralf nüüd peab ainsana veel tööd tegema selle parri nimel. Ja tegelikult siit pildilt on näha, et korv ei ole üldse kaugel, aga Ralf vaatab hoopis teises suunas on ja. Et need koridorid on kitsad ja väga ilus vise tema poolt, et tõesti väga hea lähenemine. See on selline, mina ütleks selle Männiku raja kuidas öelda, standardvise, et metsa vahel skrämblimiseks on sul seda eeskähan ja seal lähenemist. On üsna tihti vaja, et see tuli hästi välja ja Henar näitas mitmel korral siin, et tal on see vise väga paigas. Ja kena putt. Aitäh. Nii, 2 pöördid käes, kas tuleb 3 ka? Ja ei ole küsimust. Ja. Ütleme nii, et peale seda eelmist rada, siis seda par 4, rasket par 4, siis tuleb see rada, kus sa mõtled, et nüüd tahaks ühe pöördi saada, et 80 meetrit ja korv tundub ju nii lähedal, et see pöördi võiks tulla ja tegelikult nüüd, kui me liigume järgmisele, siis see on ka, ma ütleks, et samasugune rada, et siit tahaks ka selle pöördi saada, et kui juhtus eelmisel olema mingi pahandus, siis saab siin natukene korrektuure teha. Jah, et väga sarnane vise eelmisele rajale, et võib-olla meetri võrra on fairway laiust rohkem, aga korvialune on natuke puisem, et mina isiklikult lähen tegema täpselt sama viset ja eeskäega üritan oma keskmaa ketta nii-öelda üle keerata, et teistel, ma usun, jäid ka kettad täpselt samaks, mis olid ka eelmisel rajal. Ja enne kui ta jõudis tööd hakata tegema jäi ka üks puu ette, aga õnneks mingid väga ebamugavad põrged sealt ei tulnud. Jah, et ilusti fairway peal. Ja see läks vara käest ära. Ja seal on ka väga keeruline. Et ega ma ei oskagi muud öelda, ma olin ka esimene ring, olin seal varakult puude vahel ja võttis korra kukalt kratsima. See tundus käest ära minnes
jah, et natuke läks hilja ära, aga võib-olla sealt puude vahelt isegi on, et ta natuke distantsi sai küll. Et... Ja putil peaks kindlasti olema võib-olla napilt ringist väljas. Nii, see läks nüüd taevasse. Ja, aga... Vist ikka need oksad võtsid ooni maha, et ma arvan, et sealt on vaja natuke veel tööd teha. Ja nagu te näete, siis Henaril on täitsa trellid ees, aga Silver kiitis tema eestki oskust, nii et kohe vaatame üle. No just see, mis ma rääkisin, et see sama eeske Annuka vise, et seda on tõesti palju vaja. Et... Jah, ja kui te nägite Henari siis kette maandumist, siis tegelikult seal ja nüüd ka on näha, et siin korvi ümber on ka hästi tihedalt neid puid, et isegi kui sa jõuad sinna ringi sisse, siis tegelikult võib see putt olla väga keeruline, et pead seal välja sirutama ühele või teisele poole, et saaks sellele korvile ligi. Jah, Ralf näitab oma eeske Annuka skilli jälle, et väga ilus. Õnnestus sealt väga kitsast pilust ikkagi välja tulla ja nüüd Matsilt siis pöördiputt ainsana. Aga ikkagi tundus päris palju tööd sealt veel, aga ei. Tegelikult oli kena vise. Nii, kuni me veel siin nüüd sisse tõstame need parrid ja muud asjad, et kuidas sinul Eesti meistrivõistlused läksid ja kuidas sa rahul jäid? No, ma arvan, et rahul tuleb ikka olla, kui sa kuldmedali saad, et selles suhtes võib öelda, et läks hästi, aga kindlasti ütleme, et tulemuse poolest oleks natukene oodanud enamat, et esimene päev oli puti probleemid, järgmisel päeval sain need korda ja ega viimasel ka vist eksisin ainult ühe puti, aga siis jälle läksid muud elemendid nagu sassi, et... No nii nagu ta käib, et sellist perfektset ringi ei tule kunagi. Aga üldkokkuvõttes tore. Oleme vaikselt jõuame siia lõpupoole ja tegemist on siis vist kõige pikema rajaga, eks ole? Par 5, 215 meetrit. Mis ka par 5 kohta võib-olla ei tundu nii kaugel, aga ütleme, need metsakoridorid siin teevad selle üsna keeruliseks, nagu näha, siis puid on absoluutselt igal pool ja kõige, ütleme, keerulisem on äkki see green siin, mis on tegelikult sellise, ma ei tea, kas punkri peal või kuidas neid nimetatakse, aga siin on küll liiva päris palju peale visatud, aga tegelikult oli ikkagi üsna libe ja kohe seal korvi taga, ma ei tea palju see on, siis alla 3 meetri vist on siis OB, et kui natukenegi läheb see lähenemine siis pikaks, et siis kahjuks pead selle OB karistuse vastu võtma, et see nõuab mängilt päris palju sellist täpsust ja kontrolli oma viske üle. Ja sina kindlasti oleks tahtnud selle avaviskega siin kõvasti kaugemale saada, sest seal ei ole väga positsiooni, et ütleme seda järgmist viset teha, on ju. Ja, ütleme, et see avavise tegelikult ei olegi nii keeruline, et keeruliseks läheb sealt edasi kõik. Et mina võrkisin ühele poole, Henar teisele poole, et mõlemast on par kindlasti mängitav, aga väga puine tee on veel läbida. Ja, eesmärk oleks seda esimest käppi tabada ja siis nii-öelda sellest esimesest koridorist läbi saada ja siis hakata vaatama, et praegu Mats vist sai üsna hästi hakkama, et natukene ei ühele poole, aga... Pigem sellega on kindlasti rahul, et väike puuabi oli ka, mis suunas teda tagasi. Ütleme, see oli see distants, mida võib-olla siis tahaks nagu saada sellest esimesest viskest appi. Ja, kas nüüd Ralf libises või midagi juhtus, et vise läks väga madalale, et seda ta kindlasti ei üritanud ja nüüd me olime koos siin üsna kõrvuti väga kehva koha peal. Et nagu näha, siis väga kitsasse pilusse pidi sammude pealt tugevat viset minema sooritama ja kahjuks jäi siin kohe üks puu ette. Et endal nüüd samasugune variant. Üritasin siit eeske Annukaga läbi mängida, aga ei saanud piisavalt Anheiserit sisse ja nüüd ma olen ikka nii sügaval paksus metsas, kui üldse võimalik sellel rajal olla on. See oli kohutav jah, et ma ka viimasel ringil tegin kusjuures ideaalse avaviske, aga siis kaldus esimene vise või nagu järgmine vise sinna paremale metsa ja siis ma tegin veel 3 viset seal metsas, et see võttis täitsa tuju ära ausalt öeldes, et see parempoolne mets on tõesti väga, väga tihe ja valgus sinna küll ei paista, et nagu siin näha ka tegelikult pildilt, et on puu otsas ja Henaril ka ei ole absoluutselt kerge siin. Ja, nüüd seda viset vaadates mul on see hästi meeles, et vaadake, kuidas ta kasutab ära oma raskuse ette vajumist enne, kui ta ketta lendu laseb, et tal ei olnud reachbacki jaoks ruumi, ta oli juba ette nii-öelda kukkumas, viskas kõik õigel ajal ära korrektselt,
aga reachbacki sai ainult tänu sellele siis taha viia, et ta oli oma raskusega juba ette kallutatud. Ja tundus, et ta jäi ka püsti, mis Jah. oli ka väga märkimisväärne. Koordinatsiooni probleeme ei ole Enaril, ta on Väga tubli poiss. andekas. Nii, Matsilt oli selline pigem lay-up sinna väike eeskannuks fairway peale. Tundub, et Ralfil nüüd jäi siin päris okei koridor, et ta sai nüüd selle tagaga Aiseri visata, et natukene jäi lühikeseks, aga sealt saab ilusti korvi alla mängida. Ja, see oli nüüd Ralfi 4. vise, et parimal juhul siit tuleb ta 6-ga maha. Ja kahjuks esimene vise vist nagu mängis sellel suurt rolli, et see sealt ei saanud. Seal on üks kutt metsa vahel. Ma ei tea, kas paistis sealt puude vahelt, aga Mingi harjutaja. Nii. Ja ilusti tegelikult selles kraavis, mis täpselt enne seda korvi seal on, et sealt saab ka kenasti alla mängida. Enar lähenemine jah, jääb kangeks, et ei olnud väga palju ruumi oma neid viskeid nii-öelda seal joonistama panna, et oli sul üks kindel liin ja teinekord ei olnud isegi ruumi, et seda Anheuserit talle sinna viskesse anda, et suurema töö tegi Enar ära, aga sealt on veel natuke minna, et ilmselt birdie puti jaoks on natuke palju. Ja nüüd Mats sai need õnnetud mingisugused oksad, mis sinna on paigutatud. Ja need on Marko Naritsa paigutatud sinna, see punker muidu on Marko Naritsa selline teine kodu, et kui ta Männikul ikkagi nädala mängu järgselt nii väsinud, et koju ei jõua minna, siis ta majutab ennast seal, et ja need on siis nagu tema siuksed kaitseaiad seal. Just. No selge. Nii, Ralf sai nüüd üsna lähedale. Et siin pigem pikaks visata, ilusti on liivatatud ka, et kui seda korvialust nii-öelda ei oleks korraldajad või see korraldustiim liivatanud, siis isegi selline jump-out lähenemine oleks sealt lohisenud suure tõenäosusega üle selle punkri ääre. Jah, see on tõsi. Nii, ja Mats mitmes, kes on birdie-puttel? See kohe näeme, oli birdie-putt, jah. Ainuke mees, kes avadrive'iga jõudis siis piisavalt kaugele, vormistas endale selle 4 ära ja ma arvan, et ta on selle 4-ga väga rahul. Jah, suurepärane. Ralfilt ilus putt, paugi pääste seekord. Aga soliidne arvestades, mis seal kohe alguses juhtus, et ega vist väga paremat ei saanudki oodata peale esimest 2 viset. Ja Enar siin ka targalt tegelikult oli birdie putil, aga otsustas mängida korvi alla, et neid riske vältida, et seal skoore vaadates oli siin punkti mäng siin poodiumi kohtade peale. Jah, seda ma mäletan, et nüüd viimased rajad mängisid väga, väga suurt rolli, et ma arvan, et Enaril vist oli oluline siin börjised natuke võtta. Tegelikult siin viimased rajad, ja mitte siis pahandusse sattuda. Nii, 17. korv, siis üks keerulisemaid par 4-sid. Mando puust tuleb mööduda vasakult ning ideaalis võiks oma viskega jõuda selle aia vastu või väga lähedale sellele aiale, mis korraga droonikaadrist paistis. Et siis on võimalik sellise eeskäe kaarega mängida ka teise viskega korvi alla, et igasugune puupõrge või vara sisse keeramine kuskile tähendab seda, et birdie enam mängus ei ole. Ja see tundub päris idekas. Wow. Seda ma ei mäletanud, et see nii hea oli. Ma tulin teist teed pidi ise korvini, nii et see oli vapustavalt hea tagakäise. Ja natuke läks pahasti. See läks väga pahasti. Et just ju ütlesin, et Mandost tuleb vasakult mööduda, et jah, see oli lihtsalt selline mis-release, et täiesti vale suuna peale. Ja tundub, et keegi on siin Marko Naritsat tunde võtnud, et päris pikk teekond oli sinna tiiala otsa ja tegelikult drive tuli vastav. Jah, et Enaril selle tagakäe viskel pikkust on piisavalt, et ta on ilmselt üks väheseid mängijad, kes seal estikatel võis sellist asja proovida üle puude mängimist. Jõudis üsna lähedale, aga kui sa ei ole ikkagi täiesti väljas, siis lähenemine on väga keeruline. Et ma arvan, tal on sealt ikkagi tükk tööd teha, mis siis, et ta on seal, ma arvan, circa 40 peal korvist. Jah, seal see metsatukk on ikkagi, ütleme, siuke paras padrik, et siit aia ääres tegelikult see joon võiks olla nagu vabam.
No, mina nüüd drop zone'ist üritasin ka Enarit teha, et üle puude mängida, Et kumb kõvem on? aga tegelikult ma jäin oma sooritusega väga rahule, aga kuna ta oli natukene madalam, siis üks latt võttis maha ja sealt on veel samuti tükk tegemist. Tundub küll. Ralf oma avaviskega, ma arvan, et jäi rahule, tal oli küll natuke rohkem maad sealt tulla, kui ta oleks tahtnud, aga ta oli ikkagi seal aia ligidal ja nüüd on näha, et tänu sellele pikemale lähenemisele ikkagi pidi võtma kiirema ketta ja kiirem ketas fleksib kiiremini Anheuserist tagasi, et paraku läks see üle aia OB-sse. Ja see on üsna hirmutav vise, et vasakul sul on OB, paremal sul on mets, on ju, kuhu ta võib lihtsalt sisse keerata või sa võid ka sealt puupõrke nii-öelda OB-sse saada, et see tegelikult on väga tehniline vise. Ossa, täiesti selline... Sellised need olud olid paraku. Ja, ideaalne sooritus tegelikult Matsi poolt nii tiialalt kui ka lähenemisel, et sinna midagi ei ole parata, et see ketas lihtsalt jäigi libisema. Tundub ebaõiglane. Nii, Enari teine vise nüüd. Puid on siin kole palju näha, et... Nii, aga sai läbi ja samamoodi skip and roll. Ja, tundub, et mõlemad kutid on ikkagi ringis või ringijoonel, et pöördiputid mõlemale. Mina teen siit juba oma 4. ja varsti ka 5. Rejected. See on halb tunne, kui viskad ära ja siis pead uuesti viskama. Vahepeal keegi oma viskeid ei tee. Nii, Ralf nüüd parri putil natuke ringist väljast. Aia vastast saab ilusti hoogu anda endale. No see oli küll super putt, et nii kõva ütleme spinniga panna see sinna ja usaldada seda, et ta sinna korvi läheb, et see oleks võinud vabalt libiseda kuskile, jumal teab kuhu. Et väga ilus. Ja nüüd Mats näitaski seda, mis ma just rääkisin. Et kui ei taba korvi, siis ketas läheb hirmse kiirusega jälle korvist kaugele. Ja Enaril väga otsustav putt tegelikult, et siit mees kindlasti teadis seise ja võib-olla see lisas natukene puttimisele pinget peale, et paraku peab leppima 4. Jah, aga me ei olegi tegelikult skooridest rääkinud, et sul vist on üsna mugav selline juhtpositsioon, et sa väga ei pea muretsema, et sa siin nüüd sellel korvil natuke rohkem viskeid tegid kui tavapäraselt. Ja, et selleks hetkeks oli minul juba seljatagune üsna seal vaba, aga edasi oli väga tihe. Läks väga tihedaks, et seal näitasid Chase Cardi kutid ikka väga head mängu. Nii, ja me oleme siis jõudnud Saare rajale, see on siis viimane rada, par 3. Pead viskama siis sinna saare peale, mis on nende OB-tikkudega tehistatud või kui sa sellega hakkama ei saa, siis lähed drop zone'i, mis on üsna sellises väljakutsuvas kohas, et vaatame, kuidas siin toime tullakse selle närve sööva rajaga. No Matsil üldse ei ole probleemi, et täiesti pargib selle viimase korvi. See oli tõesti väga super ja minu meelest ka tema jaoks otsustav moment, et... Ja kindlasti. Ja veel otsustavam on see vise praegu Henari jaoks, et pöördi puhul oleks ta nii-öelda soolo teine ja see põrge üsna liiva seest ikkagi viib selle kettameetri pikaks ja see maksis nüüd Henarile poodiumi koha kahjuks. See on natuke uskumatu jah, et see saar ikkagi selline, ütleme, sealt sai tegelikult ikkagi põrkeid ja küll sai mingeid rolle ja igasugu asju sai näha, kuigi saar oli ju liivane, et väga kummaline. Ralfil nüüd natukene ebaõnnestus, et tundus, et ei teinud viset päris lõpuni ja maandub sinna täitsa jää peale. Et Ralf on ainuke mees, kes tohib oma kettale siis peale ringi järgi minna, et turnament direktorina. Ja tundub, et sa said napilt ikkagi sinna saare peale, et natuke võib-olla oli lühike, aga ikkagi kindel pöördiputil, et panna sellele asjale üks ilus punkt. Ja väga huvitav, et siin nüüd Henar plaanib eest käega visata. Rannib seda korvi, et tema jaoks oleks par päästnud veel ümber mängimisele, aga kuna midagi kaotada selleks hetkeks ei olnud, et -5 oleks ta olnud
jagamas teist kohta -5-ga, siis sealt kas par või bogey ei muutnud enam oluliselt seda stsenaariumi, et ja nüüd sinule, et lõpetada pöördiga ja said sellega hakkama. Suurepärane. Mitmendaid tiitli siis võtsid? Talvistelt oli see nüüd 5 äkki või? Nii et Võib-olla tõeline talviste meister Võib-olla kõlab nii 6. nagu. Jah, ütleme nii, et talvised mängud on läinud üsna hästi, et ma tegelikult iga talv olen üsna aktiivne ka, et mängin palju ja ei tunne ennast nii-öelda kuskil võõrastes tingimustes väga nüüd siin meistrikatel, aga mäng ise oli ka selline üsna keeruline ja challenging, et need rajad talvel, männiku ümber tehtud rada on kindlasti väga tehniline ja väga raske, Ja nüüd tegelikult siis me näeme ümber mängu, et sinna siis pääsesid Mats-Erik Tõhk, Oskar Tirman ja Tanel Virman. Nii, Oskar sai nüüd siit kehva sellise põrke maandudes, mis viis tema viske OB-sse. Mats-Erikult tuli väga elus sooritus ja Tanel lõpetab mängu alas, nii et kui nüüd siit mingisugust imeputti Oskari poolt ei tule, siis paraku mees peab leppima 4. kohaga. Ja Oskarilt tegelikult väga, väga vapper siis viimane ring, et ma tean, et peale esimest ringide oli päris kaugel. Et männikul ebaõnnestus, aga siis järgmiste ringidega ta tegelikult suutis ennast medali konkurentsi tuua ja muidugi Matsi üle on väga hea meel, et oli seal ringil tal neid asju, mis ei oleks pidanud olema, aga lõpuks tugev teine koht ja palju õnne Matsile. Ja võib-olla mõneti isegi üllatusena siis Tanel Virman võttis pronksi, et ka tuli ju tegelikult Chase Cardilt või? Jah. Et kindlasti palju õnne ka Tanelile, et super saavutus, et väga kihvtis tugevas konkurentsis võtta pronksmedal on kõva saavutus. Kuigi Tanelile vist ka ei ole estikate medalid võõrad, et segapaaridest Elega nad said ju 2. koha eelmine aasta. Ja kohe näeme ka Silver Lätti intervjuud. No nii, Silver, sinu 6. talviste meistritiitel. Võta palun 3 lausega oma võistlus kokku. 3 lausega. Esimene on läbi. Minu jaoks talvised olid seekord 3 täiesti erinevat nii-öelda päeva, erinevat ringi, et esimesel päeval ma tundsin pigem, et mäng oli ülihea. Ei saanud kuidagi neid kötted ainult sinna korvi alla pidama, sest väga jääs olid ja libedad need korvialused. Et ei pannud neid pikemaid putte ära. Teine päev enesetunne peale selle seljavalu, millega ma siin natuke olen hädas, oli ülihea visked, pigem superluks ja putiga ka väga midagi rajale jätnud. Ja täna, kui me minema saime esimese tee pealt, oli näha, et terve puul mängib natuke teistsugust mängu, et ei tea, kas see oli väsimus peal või millest see tingitud oli, et keegi ikkagi oma taset, ma arvan, täna välja ei mänginud. Hea töö, palju õnne, aga nüüd, mis on sinu järgmine plaan, mis võistlus sul järgmisena plaanis on? Hea küsimus. Mida varem, seda parem tahaks välja saada Euroopasse kõigepealt mängima, aga ei kujuta ette, millal piirid tehakse lahti, nii et plaanis on kõvasti mänga, aga ei tea, kuhu minna saab. Ja viimane küsimus, täna Las Vegas Openi viimane ring, kelle poolt oled? No Esral hoian pöialt, et minu jaoks on underdogid alati, minu jaoks on Esra underdog ja ma hoian alati neile pöialt, et ma loodan, et talle best. Selge, aitäh! Aitäh! No nii, selline oli siis Eesti talviste meistrivõistluste discgolfi finaalpäev. Vaatame kiiresti ekraanile ka, et kes siis siia top 10-sse mahtusid, et keda meil... Kes siis said suurepärased kohad ja me loodame, et teile meeldis vaadata ja kohtume järgmises videos. Tšau!